Tere kõigile. Janar siinpool, mitte Art. Art ei pea kogu aeg pildis olema. Unibetis katusel oleme ja nagu ikka selle rajaga midagi sellist on, et taevas on täpselt selline, et vihma tuleb iga kell. Juba on tulnud, rada on selles suhtes niiske, tehakse trenni nii-öelda siukse poolkuival rajal, aga ütleme nii, et kui kvalid peale hakkavad, siis ma kardan, et enam nii lihtne neil ei ole, et siin üks targem osaleja ütles, nii-öelda siis oma ilma teate äpi järgi ütles, et siin pidi vihma hakkama iga kell lahmama, et ma arvan, et me ei pääse. Unibetis me ei ole kunagi sellest pääsenud. Aga mis siin ikka, selles suhtes vaibid on alati head olnud ja tundub, et meil on täna tulemas ka osalejate rekord Unibetis. Kirjas on 44 osalejat, mis on tegelikult väga hea tulemus, arvestades, et meil käib praegu laulupidu lauluväljakul ja seal osalejaid on 10 000 korda rohkem. Et vaatame, mis sellest päevast välja tuleb. Me anname enda poolt maksimumi. Unibeti instruktorid, meeskond annavad ka maksimumi. Sander kaamera taga, Raul teise kaamera taga teeb pilte, Elari abiks Art kommentaator ja osalejad muidugi annavad sellele päevale vunki juurde. Teeme ära, vaatame, mis sellest saab. Picking up the parts of all my life. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart? Don't tell me why we can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't you feel it? On the break of dawn. Ja hästi kiired sõnad kvalifikatsiooni võitjaga, kes juba on kohe minemas hiit 1 ja alustab hiit 1 esimesed kohalt. Ainuke sõitja, kes sai alla 29, Andres Talts, korralik purakas. Andres, kust see ring tuli? Ma võtsin kurve hästi kiiresti ja mõned kurvid olid nagu hästi siuksed järskud on ju, ja siis ma sain need nagu suure hooga võtta. Kuidas hiitile peale lähed, et vist on eesmärk on üks, et mitte kedagi mööda lasta? Ei tea. No igal juhul soovin sulle edu. Ja Andres andis sellise klassikalise Nigel Manselli stiilis vastus, et kui Manseli käest küsiti omal ajal, et kuidas sa selle kurvi võtad, et siis Mansell ütles ka, et keeran nukid ümber rooli ja lähen lihtsalt otse. Ehk siis Andres ka, et lihtsalt võtsin kurve kiiresti. Väga õige, väga iseenesest mõistetav ja tundub, et ei tea, võib-olla Andres ei öelnud meile lihtsalt, mis ta sealt leidis, aga see aeg oli võimas ja ainuke, kes sellele lähedale sai, oli Miia Trupa, kes stardib hiit 1 kõrvalt teiselt, nii et vaatame, mis saama hakkab. Ja see oli minu kõige halvem impression, aga põhjusega väga kohane, sest meil on esimest korda Corneri ajalus Jokkeri ring. Meil pole õrna aimugi, mis siin saama hakkab, aga me otsustasime, et Jokker tuleb lõpuks ära teha. Me ei tea, me isegi ei otsustanud seda ära, et mis juhtub siis, kui Jokker on kiirem siin mingite loikude tõttu, sest rada on kuivav, rada on vihmane. Aga see on õnneks Unibeti rajatiimi poolt väga ilusti tehtud ja siin ei ole mitte mingit võimalust, et see Jokker on kiirem. Ja nüüd on küll jälle see koht, kus ma ütlen, et tahaks ise selle kardiroolis olla, sest
põnev strateegiline element saab see olema muidugi rallikrossis tuntav lahendus. Meie sõitjad nii hiitides täna kui finaalides peavad seda läbima sõidu jooksul ühe korra, kohtunikud jälgivad, et kõik seda läbiks ja meil on ka hoiatuslipp, kui on viimane ring, ehk siis teada, millal seda läbida. Strateegiline element on korralik, Unibeti rada on intensiivne, möödumisvõimalusi siin väga palju ei ole, nii et see Jokker kindlasti mängib täna suurt rolli ja võimalik, et ka poodiumite otsustamisel. Ja loomulikult näeme täna sõidu jooksul täpselt selliseid olukordasid siin päris palju, et kaks sõitjat tulevad siit tagant kurvi ja nüüd ongi see otsustamismoment, et kui näiteks üks piloot on teise taga kinni, vaatab, et tal on tagapool näiteks ruumi küllalt, et saab Jokkeri ära võtta, siis ongi siit täiega hea võtta, näiteks võtad ise selle Jokkeri niimoodi ilusti ära ja siis püüad selle sõitja uuesti kinni, kelle taga sa oled kinni olnud ja tead, et mingi hetk peab tema Jokkeri võtma ja sa oledki möödas. See on selline väga pikk viis teha möödasõitu, aga see võib määrata poodiumid, kõrged punktid ja panused on täna kõrged, nagu ikka ja nagu Pokkeris ikka, siis Jokker võib mängida väga suurt rolli. But I know I'll regret it. Still gonna roll with my brethren. Hit the road, gonna load up the session. In my zone, now I'm stepping. Every time I make it home is a blessing. We getting wild again and again. We getting wild again and again. Fly out in the AMG, pull up to the rave on the wave and they pay me. Thank the Lord cause he saved me. Pray for better days, everyone going crazy. Round the world they be playing me. Bring through the gang, walk one, what you saying G? We getting wild again and again. We getting wild again and again. Yo, cool off, better simmer down. Love think kinda hard, took my time, I be living now. Turn up the beat, it's a killer sound. Didn't have a penny, change my energy, we're winning now. I'm the old new kid in town. Been around for time, still fresh when you see me now. We getting wild again and again. We getting wild again and again. We get lit all night. It's the way we live, I don't know why. We be fully inside. Baby, come and live your life. I said live your life. Never look again, we on the rise. We be fully inside. Tell her brother it's your time. Sun's out, now it's summertime. Gotta make a change, I can't stay for another night. Let the pain through, I'm gonna shine. Sometimes I hate the world, but I'm loving life. Got to the stage show just in time. Man, them know what it is when I touch the mic. We getting wild again and again. We getting wild again and again. Yo, on the plane, best behavior. UK boy in MC and Australia. Ma laulan Rimi katusel. Lähme vaatame, kuidas Jokkerid on inimestel välja tulnud. Et hiitid on läbi ja nüüd on põnev näha, et kuidas esimest korda Corner 1 Hovikardi sarjas olnud Jokkeri ring on inimesi ja sõitjaid mõjutanud. Mis on need strateegiad, mis on need esimesed tunnetused, kuidas Jokkerit võtta. Ja võtame siit riburadapidi mõned sõitjad ette ja küsime neilt, et mida nad Jokkerist arvavad ja siis, siis ma ei tea, kas neile meeldis Heath Ledgeri või Jack Nicholsoni rolli sooritus. Ei, tegelikult uurime Jokkeri kohta päriselt. Ja Keir on meil siin praegu niimoodi ees, et kas see Jokkeri suhtes saab mingit strateegiat olla? Mõtlesid sa enne mingit strateegiat selle suhtes? Kuidas sa sellele lähenesid? Ma lähenesin sellele, et prooviks nina puhtana hoida ja suht varakult tekkis vahe sisse. Ma vaatasin selle taha, et kedagi ründamas ei ole. Ma saan rahulikult ära teha, keskenduda sõidule edasi. See oli minu mõte. No võt, ehk siis esimene selline rahulik kaalutletud lähenemine. Vaatame, kas keegi on ka üritanud mingit sellist põnevat oportunismi oma Jokkeri ringidest leida. Ja siin meil vaatame näiteks huvi pärast, et kuidas sa Jokkerile lähenesid? Ega seal mingit mõtlemist mul ei olnud. Kas tõmbasid muidu nagu sõidu alguses või lõpus? Ma läksin kohe alguses, ma olin kohe viimaseks ja siis ma mõtlesin, et ma teen kohe ära, vaata, et kui pärast tekib mingi võimalus, siis on olemas. Aga et mul mingit võimalust ei tekkinud. Ehk siis nagu see banker alla saada on nagu see strateegia, mis on võib-olla hea. Mis mõttes? Selles mõttes, et nagu alguses kaelast ära saada. Jaa, ma teadsin, et nagu ma olen liiga kiire siidis enda aegade kohta. Ma teadsin kohe, et okei, et kui ma juba viimane olen, et ma teen see Jokkeri lihtsalt ära. Minu mõtlemine oli see.
kas finaalides muudad oma lähenemist Jokkerile? Ma arvan pigem mitte, ma arvan, ma ikkagi on natukese liiga kiire siidis enda kohta. Et ma arvan, et see läheb ikka samamoodi. No vot, see on muidugi hea probleem, natukene kiire siidis olla ja siin soovin sulle edu kindlasti ja vaatame veel, teeme siin seda ringkäiku, sest meil on siin näiteks Lukas ka ilmunud inimeste sekka. Jõu, Lukas, kuidas on lähenemised Jokkerile, uurime siin inimeste filosoofiate kohta? No ma vaatan selle järgi, kuidas mul olukord on, et kui ma kellegi taga võitlen, siis ma vaatan äkki seal mööda või tempot teha või siis just taktikaliselt lähen ennem käin ära ja siis üritan tempot taga teha, aga kui ma kuidagi kuskil, ma mõtlen, mis taktikat ma teen veel, aga no, kui ma põhimõtteliselt kellegagi koos olen hullult, et siis vist ei ole mõtet, et vaatan, kas ma saan siis edu eest ära teha või siis just on see, et lähen kähku, käin ära alguses ja siis üritan järgi jõuda. Et sellel on huvitav taktika, et ma ei oska veel mõelda, vaatan sõidu järgi. Ehk siis nagu track position on ikkagi prioriteet, aga siis kui midagi on juba natukene untsu läinud, siis miks mitte ära võtta sõidu alguses? No jah, kui vaatad, et sa hakkad kas või ära kukkuma, siis targem kohe ära teha. Et siis ma ei tea, näiteks muidu on see, et vajub veel kellegi nina ette ja siis pead veel selle Jokkeri ära võtma, tema on juba taga võtnud, siis kukud veel paar kohta. No aitäh selle ülevaatest, Lukas, ja vaatame kohe, kuidas ka finaalsõitudest need Jokkerid lähevad. Nii, ja tore on näha, et teist korda järjest on meil Evali piirkonnas väga suur mõnus sagimine käimas ja räägime paar sõna inimesega, kes selle kõigest vastutab ja tegelikult inimesega, kes vastutab vihma eest, sest Risto paar päeva tagasi kirjutas mulle, et ta on vihma ka tellinud ja midagi pole öelda. Mees on lubaduses kinni pidanud ja kas reedel käisid ju tantsimas ka vist? Mis päev ta on? Pühap. Ja reede, neljapäev, kolmapäev, teisipäev, esmaspäev, pühapäev, ma olen jumala küpse. Pole jõudnud kardisõidu peale mõeldagi, aga jah, öösel jälle tegin tellimus ära, vaatasin oma onboardid läbi. Ma arvan, et tuleb hea päev. Ehk siis tõepoolest, ma saan aru, et süsteem on niimoodi, et nagu sa peadki nagu kõik tantsud võivad klassifitseeruda ka vihmatantsuna või vihmatants on nagu eraldi tants? No on eraldi sata, aga ei, see saab nagu salaja kutsuda küll, jah. See umbes nii käib, jah. Suurepärane, igatahes tellimus on ilusti vastu võetud vihma meil raja peal ja ma saan aru, et siis vihman unibett ei ole halb. Väga meeldib, nagu kuivaga oleks väga raske on kergete poiste vastu saada, aga märjaga siin on väga hea ja eelmine aasta ma sain ka teise koha kvalis ja ma katsun see aasta korrata, et siin on väga nagu unikaalne sõidustiil, et ei ole üldse nagu vihmaga nagu mujal radadel, et seda peab hoopis teistmoodi sõitma. Väga uus kõigi jaoks ja see mulle sobib jah, kui on mingid muutlikud uued tingimused. Unikaalne on loomulikult ka Monaco rada, mida täna me Leval Challenge'is sõidame ja siis Niki Lauda legendaarse 312 ja 312B-ga vist. Midagi sükest jah, vist on T. Aga ühesõnaga, et jah, rada on sama nagu meil siin päris elus, et kitsas tänavarada ja auto tegelikult käitub umbes täpselt samamoodi nagu need kardid vihmaga, hästi palju libiseb ja siin sõidustiil, et siin kiire olla simulaatoris on peaaegu täpselt sama nagu siin raja peal. Nii et saab harjutada sama asja põhimõtteliselt. Ehk siis see, et need vanad vormelid on steroididel kardid, peab kindlasti paika. Kas ise oled selle pilliga juba Monacot sõitnud? No eks ma asju üles seades sõidan läbi jah, aga ringi aega pole lõpuni teinud, nii et võib-olla pärast lõbu pärast võin teha, kui antakse võimalus. No igal juhul soovin sulle palju edu ja veel kord suur aitäh vihma tellimise eest.
your body rock, shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. Electric shock, energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your parking lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dot, cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. If you green, that don't make you stop. Like the jungle, we run the block. No one rolling the way we rock, way we rock. I wanna rock right now. I wanna rock right now. I wanna rock right now. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Rock that body, come on, rock that body. Rock that body. Rock that body, come on, rock that body. Rock that body, come on, rock that body. Rock your body. Rock that body, come on, rock that body. Super fly ladies, all of my super fly ladies, all of my super fly ladies, all of my super fly ladies. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite, short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body out of sight. She does a two-step and a tongue drop. She does a cabbage patch and the bus stop. She like electro. Nii, ja nüüd ma soovin hästi pikka, hästi detailset intervjuud. Ja Romi tuleb kohe, Romi tuleb kohe tagasi. Vaatame siin vahepeal, kas me püüame kellegi teise kinni, kes saab siin endale muljed avaldada väga sellisest üsna suurte vahedega, aga siiski omamoodi põnevast B-finaalist, et kui me leiaksime siit üles Aleksandr Sviatnoi, kes tegi B-finaalis suurepärast esitust, sõiti alustas Heat 3-st, jõudis Heat 3-st B-finaali, aga seal võttis ühe koha teise järel. Aga siin nüüd Romi Tamman. Romi, ideaalne damage limitation tegelikult, et pärast Heat'e see oli parim, mis sai oodata? Ma täitsa nõustun, jah. Kas üldarvestus minu matemaatikaga sa peaksid praegu olema ikkagi liider? Sul oli Ken Truppaga sõidu algfaasides selline äge heitlus, proovisid seal üks ring nina vahele, saades ise natuke puudu, proovisid järgmine ring, et kas tundus just see viimane kurv stardi-finiši sirgele minek kõige parem möödumiskohtana? Üldiselt vihmaga jah, et siin kipub teistel pikaks minema, et hea võimalust mööda minna. Ja nüüd siis tegelikult punktid ilusti kirjas ja väike paus ja siis ilmselt Põltsamaal jälle esikoha heitlusesse. Kui vihma ei saja, jah. Kui vihma ei saja. Aitäh, Romi, selle esituse eest. She does a cabbage patch and the bus stop. She like electro, she love hip-hop. She like the reggae, she feel punk rock. She like samba and the mambo. She like the break dance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body right. Rock your body right. Rock your body right. Come on, yeah. Rock that body, come on, rock that body. Come on, yeah. Rock, rock, rock.
Ja lõppenud on põnev A-finaal, üks põnevamaid, mis on Corner 1 olnud, ehk siis juba teist etappi järjest on A-finaal see, kus action toimub. Ja vaatame, püüame siin mõned finalistid kinni ka. Miia, paar kiiret sõna. No, nii lähedal oli see poodium, aga on vist ainult aja küsimus, kui tuleb. Kuidas palun? Et nii lähedal oli see üldarvestuse poodium. Ja oli hea. Ja kas muidu sõidu mõttes mingit sellist halba intsidenti polnud, et kõik läks ilusti? No jaa, mulle vaata Asko ütles mulle, et ma ei puksiks Andresega ja siis nagu ma ei puksinudki temaga. Ja siis sellepärast nagu ma arvan, et mul jäi nagu see üldpoodiumi koht puudu, aga ma ei tea ka, ma ei tea. No Miia, sinu esinemistega see on ainult aja küsimus, kui see tuleb. Ja võtame siit veel mõned inimesed, kelle me saame kähku kinni püüda, kes olid meil A-finaalis esikolmikus, vaatame isegi taltsime, hetkel ei leia Kartaud ka mitte, aga Sander siin. Sander, olid Sandrite lahingus, Sander Sasiga seekord jäi Sasi peale? Jah, tuleb nii välja. Pidin mingi spinni tegema siin vahepeal, siis siin oli rommu ralli rohkem kui kardisõita, aga jah, Sander jäi ette seekord. Napilt, aga kindlalt. No napilt, aga kindlalt ja ka A-finaalis need vahed ongi väiksed ja meil on uus võitja, Kevin Kartau ja siis vaatame, kuidas see siit kõik B-finaalis edasi mängib. Ja tänase pingelise vahelduva ilmaga jokkeritega sõidu võitja Kevin Kartau. Kevin, pidasid Risto survele vastu? Jah, väga raske oli. Kuidas sul muidu muutuvate oludega, vihmaste oludega on, et pigem nagu naudid selliseid olusid, pigem nagu lihtsalt, et ei naudi, aga peab ära sõitma? No siin rajal naudib ja ega siin rajal kuiva ilmaga on väga raske sõita ja vihmaga on väga hea sõita. Kusjuures ma sõite seisukohast täitsa sekundeerin seda, et vihmaga ka see rada meeldib mulle palju rohkem. Ja nüüd kenad punktid all nii U14 arvestus kui üldarvestuses. Kas keskendud pigem ikkagi sellele U14 üldarvestusele või vaatad juba ka nagu vaatad U14-st välja? No mõlemale. Mõlemale. Õige suhtumine. Ja nüüd siis väike paus ja Põltsamaale. Mis muidu suvised plaanid on? Palju võistlusi ja paremaks saada. Õige mees, aitäh sulle, Kevin! Ja nende inspireerivate sõnadega ongi meil tänane võistluspäev lõppenud ja oli põnev, et siin oli mitu sellist asja. Meil olid need jokkeriringid, kindlasti mõni sõitja kasutas neid strateegiliselt, briljantselt, suurepäraselt ära. Risto Kappet võimalik, et võttiski poodiumi tänu jokkeriringi strateegiliselt hästi kasutamisele. Aga poodiumist rääkides, meil oli ka selline heartbreak moment täna. Andreas Talts, kes oli kvalifikatsioonis superkiire, meie tänane kvalifikatsiooni võitja, kahjuks ajas segamini siis viimase ringi lippu, finiši lipuga ja ei võtnud finišit ära. Ehk siis seetõttu kaotas poodiumi ja mina korraks arvasin sellest juba, et Miia Truppa on saanud esimese tüdrukuna üldarvestuses poodiumi tänu sellele ja lõpparvestuses siis Miia jäi 4. kohale, aga ma arvan, et vaadates, mis tempot teeb Miia, mis tempot teevad tüdrukud meie võistlustel ja mis tempot tegi Andres Talts, siis on vaid aja küsimus. Ka Andres Talts on meil üldarvestuses poodiumil, kui Miia Truppa on meil üldarvestuses poodiumil ja üldse, kui tüdrukud võtavad meil siin poodiume järjest rohkem üle. Nii et on mida oodata, nüüd väike kuuajane paus ja siis me naaseme oma sarja hooaja teise poolega Põltsamaale, kus meil on kindlasti Kuningamäel väga-väga palju põnevat actionit. Aga senikaua siin laulupeopäeval vihmasel laagrikatusel on olnud üks pagana põnev päev.